Rääkimine on lahutamatu osa inimese olemusest. See on meie suhtlemise põhivahend. Kõnelemine on paljudel elualadel ka peamine töövahend. Rääkimiseks kasutame häält. Hääle järgi tunneme üksteist ära. Hääl annab aimu meeleolust ja ka tervislikust seisundist. Mõnikord aga hääl läheb ära, väsib või ei vasta vajadustele. Miks see nii on ja mida siis teha? Hääle tekitamiseks on vaja õhku. Õhk paneb võnkuma kõris asuvad häälepaelad. Tekib alghääl. See muudetakse mõistetavaks kõneks neelus, suus ja ninaõõnes. Häälepaelad on imeväikesed, kuid suudavad tekitada väga erinevaid hääli, erineva kõrgusega, erineva valjusega. Mõnikord me teeme oma häälele liiga. Hääl muutub käredaks, kähedaks või kaob. On mõned tegurid, mis häält kahjustavad. Näiteks liiga valju häälega rääkimine, sosistamine või pikalt puhkepausideta rääkimine või ka saastunud või kuiva õhu käes viibimine. Esmalt on vajalik kõrva-nina-kurguhaiguste arsti hindamine, kes vaatab üle sinu kõri ja häälepaelad. Edasi tee sind logopeedi vastuvõtule, kes kõigepealt küsib erinevaid küsimusi, palub teha erinevaid harjutusi, et hinnata hääle talitlust, vastupidavust ja kvaliteeti. See on vajalik, et hääleprobleemi ulatust ja põhjuseid võimalikult täpselt kaardistada. Kogutud infost lähtuvalt aitab logopeed harjutuste abil üles leida nii-öelda terve hääle ja juhendab, kuidas häält igapäevaselt kasutada ja kuidas oma häält hoida. Vaata üle häälehügieen. Me peseme oma käsi ja hambaid, need on iseenesestmõistetavad hügieenitoimingud, aga hoolitse ka oma hääle eest. Esmased võtted hääle hoidmisel. Hääl on lihastöö, vabasta keha pingetest. Alusta hääle soojendamisest. Jälgi oma keha asendit. Väldi valju häälega rääkimist ja sosistamist. Häälepaelad vajavad niisutust. Nii on häälel lihtsam tekkida. Hoia oma häält. Kui oled mures oma hääle pärast, konsulteeri logopeediga.